ma ei ütle, see on rahvusvaheline sõna, ma ei ütle seda praegu, sest et me ei ole veel õhku tõusnud. Ho Chi Minh ootab korra seal check-inis tekkis seoses koeraga siukene küsimärk, et ta küsis seda suukorvi, kas vihtinud suukorv ja siis mingisugust paberit. No, ma ei ütle, see on rahvusvaheline sõna, ma ei ütle seda praegu, sest et me ei ole veel õhku tõusnud, aga ühesõnaga küsisite paberit, mida nad tegelikult tahavad, mis on väljastatud, et see koer on tervislikus seisundis nagu normaalne. Aga meil on olemas. Et ta tervislik seisund on sobiv lendamiseks ja see paber kehtib tavaliselt peale väljastamist 7-10 päeva, mis tähendab, et meil ei olnud seda olemas. Aga ma nagu, kuna see on lühike lend, siselend, siis ma isegi ei mõelnud selle peale, et oleks vaja nüüd hakata minna kuskile otsima, kes võiks meile selle paberi väljastada. Siis andsime selle passi ja õnneks ei öeldud midagi, et nagu vedas. Aga küsiti, kas on suukorv ja kas on see lekkekindel paber all. Ma unustasin sellega ära, sest et ongi reaalselt lühike lend, mingi tund aega kopikatega, et ma isegi ei tulnud selliste asjade peale. Tongidega. Aga no siin me nüüd istume, loodame, et kõik läheb kenasti. Ja mulle pannakse varsti suukorv. Varsti oleme Ho Chi Minhis. Tänaseks sööks on ööbimine olemas. Homme siis võtame takso ja lähme ookeani, meri või ookean. Kumb on siis? Mere või ookeani äärde. Ööbimist ei ole. Aga vaatame. Rannas. Küll ka. No nii, valgustusega need põllud paistavad. Vaata. Mis seal kasvatati siis? Dragon fruit, jah. Lahe. Me sõitsime rongiga. Ja rongiga sõitsime mööda nendest. Ja kuidas elate siin kutsuga? Ootame Liisaga. Jep, 2 tükki olid ära, 1 tükki ei olnud. Tegelikult Liisa oli väga õnnetu, et ta kohver alla saadeti, et nagu ei olnud aega mõelda, et tegelikult tagantjärgi mõtles, et oleks tahtnud keelduda sellest alla saadmisest ja võtta ikkagi lennukisse, sest et ta kardab, et see rikutakse ära seal, aga veel hullem on see, kui nüüd üldse tuleb. Ja. Jõhkas kastid, mis neil seal sees on? Jep. Juhuu! Vägev, said kätte. Hea meel. Teist hommeis ma ei pannud tähele. Ja tuli järsku. Roosa kohver sai küll kannatada. Siit. Ja Kristel ja maga. Eks nad saavad, jah. Minul ei ole üldse kahju selles mõttes, kui kohver grimmustada saab. Selleks ta ongi mõeldud. Aga kuidas sul, Liisa? On hästi või? Ei ole hästi või? No nii, me oleme tagasi selles majas, kus me olime siis, kui me jõudsime Ho Chi Minhi. Ja see host, see naine, kellel siin on väga-väga palju kortereid, me nägime, et tal käes neid uksekaarte. Tema tuli meile vastu, tema kaudu me võtsime eelmine kord ka, aga tookord me temaga isiklikult ei kohtunud. Aga nüüd ta tuli meile vastu, viis meid alguses ühte korterisse, siis me sisse astudes tundsime, et mingi kanalisatsiooni hais on natukene üleval. Siis mõtlesime, et okei, me just plaanisime öelda talle, et me tuleme veel ükskord Ho Chi Minhi tagasi ja võtaks siis korteri temalt. Aga siis, kui me tundsime seda lõhna, siis mõtlesime, et okei, elame selle ühe öö üle, aga rohkem nagu, või et ei ütle talle,
et me tahaks ikkagi veel. Aga see oli esimene vietnamlane, kellel oli nina. Ta tundis ise ka seda lõhna. Ja siis olime seal mingi mõne minuti, sest et kuulge, siin lõhnab, et ma ei saa teid siia jätta, et ma viin teid teise korterisse. Ja siis viiski meid teise korterisse, nii et kokku me oleme nüüd selles majas siin näinud 3 erinevat korterit. Ja väga lahe kompleks on, tegelikult on niisugune mõnus kodune tunne on siin tagasi olla. Sest see on uus maja ja see on turvatud ja ilus ja hoolitsetud ja siin maja kõrval on ka päris palju muudatusi toimunud, et see mingi suur bassein on siia kerkinud, mida enne ei olnud. Agada on muutnud oma asukohta. See on asukohta siin vahetanud. Siin on uued autod. Katused on tekkinud. Tehtud siuke katus ja see on uued autod enne mingi titekas. Et muru on kuivanud. Kuiva periood on juba, vihmaperiood on läbi vist. Ega siin väga pikka ei ole ala. Kui me viimati siin olime. Oli ilus roheline muru. Ja palju vihma. Üks söö veel. Oli lühike peatumine. Sul läpaks on. Aga magasime väga hästi, kuidas sa magasid? Kohutavalt hästi. Mina väga rõvedalt hästi. Rõvedalt hästi. Oiga valge. Jah, seekord tänava poole selles kompleksis. Pidi ikka panema klapid pähe. Konteineritega see sõidab. Vaadake. Meie oma. Jah, paraku tänava müra natuke kostus sisse. Minu on üldse ei ostnud. No mul kostis, aga ma... Aga siin riigis on väga harv juhus, kui sa üldse saad kuskil vaikuses magada. Pandersellid, vaprad. Jõhralt kuum on. Mitte, et me kurdaks, sellepärast, et seda me tahtsimegi. Vägev, aga tõesti selline nagu kõrbe kuumus. Starbucks tundub kinni. Siim läheb uurib asja. Ja. Kinni nädalavahetusel on 7 hommikul, aga täna on kella 2 päeval. Aga ma võin süüa. Ma ei tea. Tahate, ma võin süüa. No küll vaata. Vaata, kui ma läheme. Aga kas on tšilline sinu oma? Mis see? Ma ei tea, pole proovinud. Proovi. Ma ise ei julge proovi. Siin ei ole midagi chillist selles riigis. Ammugi siis sellises kohas. Ei ole. Ütleme nii, et väga tore, et see S-tähega koht kinni oli ja meil siia juhatas, sest tõesti meie sugustel eelarvamustega ja hinnanguid täis inimestel oli ka selle koha suhtes eelarvamus ja me isegi ükskord käisime siin sees, kui aus olla, vaatasime seda kohvimasinat, mis neil on ja läksime välja. Aga me täiesti tunnistame, et me oleme vahepeal sellised imelikud ja oleme väga tänulikud, et siiski saatus meid siia juhatas, sellepärast, et kõik on väga maitsev. Liisal hakkas külm, läks õue sooja. Ja õues mingi 34 kraadi. Aga siin on jah konditsionäär on 1,4. Bemmi esindusfilm. No nii, meie oleme sõitmas nüüd Kondjätti. Sõit kestab 2 ja 41 minutit. Noh, kaardi järgi. 2 tundi. 2 tundi ja 41 minutit. Ja maksma see läheb mingi 70 € tõenäoliselt. Päris soodne taksu. Tavalisest siis päev. Miljard. Aga ma filmasin jah seda BMW esindust, et üks Porsche küll sõidab ees. Paar Porschet oleme näinud. BMW-st veel vähem. Kõige rohkem siin riigis Saksa autodes me oleme näinud Mercedeseid, aga ühtegi Mersu esindust näinud ei ole. Huvitav on see, et me oleme näinud mitut Audi esindust, aga me ei ole näinud mitte ühtegi Audit liikluses. Mitte ühtegi. Bandjetist rääkides, siis meil on tänaseks ööks
üks öö on kokitud. Mingisugune homestay nii-öelda, ehk siis tavaline majutus, ta ei ole hotell, rohkem niisugune Airbnb moodi siis ilmselt. Tegelikult homesteid nagu kõnevad seda homesteid, et sa oled nagu samas majas selle perega. Jaa, ma arvan, et algselt homestay mõte oligi selline, aga siis tuli Airbnb. No siis tuli Airbnb, aga lihtsalt ma arvan, et siin riigis nad on selle sõna lihtsalt nii omaks võtnud, et kui inimene teeb mingi väikse majutusasutuse, mis ei ole päris hotell, vaid ongi selline paarikorteriline või üks maja, siis ta nimetabki selle kohe homestay'ks, sellepärast, et ma ei teagi, kuidas sa seda veel nimetad siis. Viviendas vakatsioonis. Jah, Viviendas vakatsioonis, põhimõtteliselt sama. Ehk siis puhkusekorter või puhkusemaja. Et lihtsalt see sõna on siin nii popiks saanud, aga see ei tähenda seda, et sa elad pererahvaga samas majas. Ja vahest tähendab. Kuubal oli täiega see. Kuubal oli niimoodi, et me elasimegi seal. Kõikidel oli oma tuba, suht suur maja, aga need kohalik pere elas ka siis kuskil. Me ei näinud, kus nad elasid, kuskil allpool. Aga meil oli mitu tuba seal ja siis nad hommikul tegid meile muna ja mingit puhavamakka. Aga mis seda majutusasutust puudutab, kus me lähme, siis Facebook grupist leidsin mingisuguse naise, kes tegeleb majutustega, kirjutasin talle, saatis pilte, selline lihtne lugu peaks olema ja ta peaks olema seal Bandietti täitsa nagu keskuses, ehk siis nagu kohalik vahel kuskil täiesti nagu keskuses. Et saab huvitav olema. Panime ühe öö selle klausliga, et saame pikendada kui vaja, sest hetkel on järgmised ööd ka seal vabad. Aga kui nii kuum on, siis tundub, et tahaks olla ranna piirkonnas pigem. Ja tõesti, nagu tundes seda kuumust, mida me ei suutnud veel ette kujutada, sellepärast, et allpool või ülevalpool, kus me olime, Tanangi pool, seal ei olnud sellist kuumust. Et seal ei oleks nagu väga vahet olnud, kas sa oled linnas või ranna ääres. Siin on nagu tahaks veed olla. Aga siin on niisugune tunne, et tahaks kogu aeg ainult seal vee ääres olla. Aga no me räägime praegu mingist asjast, tegelikult meil ei ole õrra aimugi, kas see välja näeb, see muinee üldse. Kas seal üldse on ilus rand? Me ei tea tegelikult. Üks asi on need pildid internetis, aga teine asi on see, mis ta päriselt on. Et saab põnev olema, sest et me reaalselt me tegelikult ei tea üldse, milline see kant on nagu. Seal käib silla ehitus. Väga kõrge sild tuleb. Ma ei tea, üle millal see tuleb. Lennukid saavad hakkama sõita. Teemaks on teemaks. Teemaks on teemaks. Teemaks on teemaks on teemaks. Teemaks on kohvimaks. Ei olegi teemaks. Sild tuleb räige, sild tuleb. Aga teemaks ei olnudki teemaks, sellepärast, et teemaksu ei makstud. Kas te ikka meie Eurotripi sarja olete vaadanud või? Jah, seal oli teemaks ikka mingi... Väga tihti teemaks. 100 eurodes. Teemaks oli väga tihti teemaks. 20 euro. Üldse me saime selle Eurotripiga aru, et need lennukid on olemas. Jaa. Jube kiire. Ja pilet on sama hind, mis sul ühe korra paned sinna teemaksu sinna postisesse. Aga pead 10 korda panema teemaks. Teemaksu. Kõrgele lähme nüüd vaatame nagu lennuki peale. No aga sellist kõrget silda ehitataksegi. Üle selle. Üle mille? Üle selle. Üle joe. Vaata, meie oleme ka joe. Vaata, siin on ka jõgi. Vaata, kui kõrged lähevad sinna. Läbi lähevad siis. Vaadake seda nonnut siin. Tema on reisimiseks loodud. Reisikoer. Ma on puhtalt pereline reisikoer. Kuku või? Millest sa võid?
siin ei ole seda reeglit, et aeglasemad sõitku paremal ja kiiremad vasakul. Sellepärast, et ikka mitu korda oleme teinud slaalomit, slaalomit erinevate aeglaste sõidukite vahel. Praegu ka. Huvitav, on ju? Ei, no see mieta meie sõidust ja lähed sealt, kus saab. Aga õigus, ma unustasin ära, Need reegleid pole, lähen sealt, kust saan. Ja kui ei saa, siis kuidagi ikka saad. Nii, need on need dragon fruitid, mida me rongis nägime ja lennukes. Valges ka, edeme valges ka. Lambine piskale. Igal ühel on oma lamp põhimõtteliselt, kõigil ei ole, aga... Räigelt palju. Aga olid mingid siuksed põllud, kus nagu iga selle taime otsast tuli see lamp välja. Mida siin on? Slaala 3-4. Valgustud on neil hoopis sellised nagu kettvalgusted, nagu jõulutuled. Ja need, mis neil peaaegu iga ühe juurest nagu välja vaatas, ei olnud mitte valgust, vaid hoopis kaastasüsteem. Me nägime, et see mina arvasin. Et me nägime, et siin kastati ka jõulukaunistuste ülespanek poes. Kus ta on? Merry Christmas silti panevad. No põnev linn ei ole. Linn nagu muiste. Linn nagu ikka, jah. Linn nagu ikka. Turiste ei tundu olevat. Turiste ei tundu olevat. See on sarnane. Vaat. Traake Vili hoiab seda. No me oleme kohe kohal. Selle autoga me tulime. Päris pikka maa. Ja nüüd on niimoodi, et internet sai just praegu otsa. Ma ei tea, kuidas. Ja me oleme siin mingis kohas. Nende Google Mapsidega on siin see, et need aadressid ei ole kunagi täpsed. Et me paneme mingi koha sisse, lähme sinna kohale ja vaatame, et see õige koht on ikkagi natukene maad edasi või tagasi või kuskil. Ja me tulime praegu ka Mapsi järgi, mis host saatis. Ja nüüd me siin ootame. Õnneks ma jõudsin talle ära kirjutada, et me oleme siin. Aga tegelikult me ei tea, kas me oleme õiges kohas. Ja just praegu tuli teada, et teie internet sai otsa. See ühe menüü traditsioon jätkub igal pool. Ühe menüü. Mina pean ootama seni, kuni nemad valivad. Samal ajal 2 töötajad seisab meil kõrval. Menüü on inglis keeles ja kohalikus keeles. Õnneks mingid pildid on juures. Nii, aga miks te küsid? Ma kuulen teid küsimas, et miks me üldse oleme kohvikus oma kohvritega. Tehke pakkumisi järgmine kord vastama. Ei, tegelikult... Räägid. Ei meeldinud see. No me otsustasime sinna homestay'sse mitte jääda. Midagi ei olnud nagu valesti. Aga kõik oli valesti. Liiga palju sipelgaid oli. Liiga kuseais oli ja liiga vähe aknaid igal pool. Jah. No mina seda haisu ei tundnud veel. Sipelgaid ma ei näinud, aga kui ma läksin sinna, mis oleks pidanud minu ja Siimu magamistuba olema, siis ma nägin, et seal oli mingi hästi väike aken, niimoodi, et ma isegi ei näinud alguses, et seal üldse aken on. Ja sein oli hästi must. Tegelikult see sein sai minu puhul otsustavaks, et muidu ma oleksin seal võib-olla selle ühe öö ära olnud. Seda musta sein ei kus kohas oli? Voodi kõrval, terve voodi kõrvaline sein oli räigelt must. Maa alt või üle? Täpselt voodi kõrval. Kõik. Et see sai minu puhul otsustavaks. Aga vaata, meil on paradiisis. Ma olen paradiisis ja stay tuned. Seikused jätkuvad, internet sai otsa, ööbimist ei ole. Keegi inglise keelt ei räägi.
kallan sulle vett siis. Kalla mulle vette. Niisuguseid olukordi ma vihkan. Kuidas siis elu läheb? Hoi Jan. Hästi. Söök oli mega hea. Yeah. Jõhkralt hea, üks parimaid jällegi Vietnamis. Aga ei tea, mõtted on erinevad. Äkki peaks riiki vahetama või niimoodi. Ja me arutame siin juba riigivahetust. Aga söök oli tõesti hea ja esimest korda Vietnamis oli vürtsikas. Just seda ma tegelikult ei tahtnud. Noh, ma aimasin, et nii läheb, et me hakkame siin asukohti vahetama, kui me ei broneeri midagi pikaks ajaks ära. Aga just see, et me oleme omale nii palju asju kaasa võtnud. Ja Aga meil on vaja ka seda mikrofoni. Läver on väga vajalik. Ja neid kõiki riideid, pikad riided, lühikesed riided. Me ei kanna samu riideid. Te ju näete esimest korda nüüd selle särgi ja nende pükstega. ja meil on mingisugused 6 saviplönni. Eestis petsime. Need on need, mis me käisime seal Savikülas tegemas. Me tegime ise igaüks ühe, kes tegi kausi, kes tegi vaasi. Ja siis me veel ostsime ka 3 tassi sealt juurde. Ja nüüd tassime neid nagu linnu kujukesi. Hinge hinna ühes juures. Tõesti lisar silmid, kui ma neid maksin. No vot. Nüüd me oleme ainukesed maailmaturistid siin, kõik vaatavad meid nagu ilma imes. Lähme 10 võtuga. Ja me läheme ei tea kuhu. Esimene sihtkoht on Vietteli see pood. Hello. Esimene sihtkoht on Vietteli pood, et saaks internetti. Meil pole internetti ka ju. Ei ole. Kõik vaatavad meid. Vau! Te olete maailma reisijad. Siim võtab ka endale kaardi. Sellepärast, et selliseid olukordi edaspidi vältida, et mul sai lihtsalt see netimaht täis nagu päevalimiit. Päevalimiit oli 5 giga ja mingil põhjusel see täis. 10 jah. 10 giga sai täis täna. 9. Ühesõnaga huvitav, aga õnneks lahendatav. Õnneks siin oli pood kohe lähedal. Siim võtab endale ka kaardi ja seikleme edasi. Jõhker kui ruttu ikka takso tuleb sinna. Toast tellid ära ja astud õue on auto juba ukses. Ja pole ikka veel harjunud sellega. Oli Venemaa. Täitsa pikkis. Kõik on vene keeles. Või noh, hästi palju on vene keeles. Sipad on põllides. Vot kui hea. Introduction. Ühesõnaga võtsime mingi sellise majakese. Mere ääres. Aga meri on. Mere ääres, aga meie ja mere vahel on sõidutee. 2 magamistuba. Ühtegi haisu ei ole õnneks. Rivikus nagu garaaž. Aga See kõik tõid väär. Siukene džungel. Palmid. Head teada. Näe, siin on Õismäe ujula. Ei, no kui oleks saanud teest natukene eemale, juba oleks parem. Ei oleks. Või noh, oleks tegelikult seal on kirjas beach Disko saal. Beach front. Mina arvasin, et see on mere ääres niimoodi kohis. Aga me vaatasime seal Hoi Annis hotelle, mis olid nagu üle rannast, üle suure tee. Kuskil veel edasi oli ka beachfront beach hotell. Me ise vaatasime, imestasime seda ja nüüd me olemegi sellised. Et siin piirkonnas on väga palju Lada Nivasid, mis on vanad vene autod. Ma ei tea, mingi 70-ndatest või 80-ndatest ja no väljast jumala ägedaks tehtud, vaatana. Zoom-auto, sul on. Ja seest on täitsa nagu tavaline traktor. No nagu ikka. No siit ei paista hästi. Omal lahe. Päris raskelt juba. Issand, Yeah, it's very heavy. Yeah.
Wow. tee sõbraase. See on küll põnev. Oh! Sa tead, et krevetid niimoodi ujuvad või? Te ei olete näinud ujuvat krevetti? Just. Sibavad seda oma jalgadega. Vaata nende missiooni, see kõik saab välja saada. Ja seal lätavad püramiidi. Ja siis niimoodi. Üks on kõige all, teine läks kukile, kolmas läks kukile. Tema tahab üle ääre põgeneda. Ma räägin, siis tema tõmbab teda. Siis ta tema jätkab sisse või võtab vaatama. Aga need vist loobusid need alumised, ta ei saanud üle ääre. Alumine. Ja kui ta oleks, ikka läheb aitab. Mine aita ta sarvest. Ja kui ta saaks, siis tal ei ole tegelikult edasist plaani. Kahjuks väljavaated on üsna piiratud. Niisugused. No ei saa. Kaks jalga ääres. Noh, peaaegu. Ei tõmba ära. Vaatad, alumine lükkab, nügib. Nii, ma lükkan teid ülespoole, minge. Kuidas need läbi Targad on. Meil on nii targad. targad? Ta on nii armas. Oi, tere kreveti. Oi, see on krevett. Suri ära. Ma mõtlesin enda Läks maha. Ta ei viitsi. ta äkki tundis, ma katsusin ta, siis ta nagu teised surnud. Jaa, võib-olla küll. Kuule, see sai üle ääre. No nii. Tuleb. Jaa. Nagu väike mootor. Täiega proovib üle ääre saada. Siia või siia? Kaks tükki aitavad. Ja kaks tükki aitavad, jumal lahe. Siia. Väga paljud koerad on siin kartlikud. Nad eemalt hauguvad, aga Fifi on kõikide sõber ja kui ta läheb lähemale, siis nemad tõmbavad eemale. Jah, vaadake. Lõhnab hästi. Lõhnab nagu sõpakas. Siit ei näe hästi. Ei jää näha. Vene traktor. Proovin teiselt poolt ka läheneda, et seda ikka näidata. Siim leidis midagi põnevat. No vene võrrid. Selline mul on olnud. Meil on mingi siuke. See on nagu minimopeed. Aga no siukest me ei ole nii. Siuke nagu siin ees. Mootor on ees. Siukse käis lapsena koolist. Jaava, ja. Siuke on meil olnud. Kasarid. Kes sõitis seda jaama? Mina olen sõitnud. Oli lahe või? Jaava, ja kahepüttaline väga osa. Toolid siin. Ma tahan pinkuelseid ja kastet. Mis asi? Pinkuelseid ja kastet. Mis asi? Pinku. Jah, pinkuelsed on need... Sprinklesed. Ei, need on pringelsed. Pringelsi krõpsu tahad peale või? Jah, see on super, actually. Liisal on tekkinud unistus piljardit mängida. Piljardilaudu mingid kohti on siin olnud küll, aga me ei ole käinud. Ja nüüd selgus, et siin on piljardilaud ja kaks naist mängivad. Ja ta siis õpib reegleid praegu. Ja täituski Liisa unistus piljardit proovida. Vau! Noh? High five! High five, väga hästi. Liisa võitis. Et selles mõttes on nagu huvitav, et sa võid minna kuskile, kus on justkui kõik linnukesed kirjas ja sa oled ikkagi nagu mingisuguse nähtamatu müüri taga. Me tulime ranna äärde, soe, suvituspiirkond, kõik jutud.
me kuuleme, kuidas ookean kohiseb no just, see on põhiline, et me kuuleme. ja me ei ole randa näinud ja me ole. ei saa randa, me ei pääse randa. Kuulake, rand on kuskil sealpool. Oota. Mõnus, rand, loodus, kuskil on. Kuskil siin on ookean, aga tegelikkuses me ei tea, kas siin on rand kui selline, sellepärast, et internetis levib kahetine info. Kui sa paned nagu Google'isse Vietnam, muine, pandiet, kõik need asjad, siis sul tulevad mingisugused palmipildid ja liivarannad. Kui sa vaatad neid arvustusi, mida inimesed on päriselt üles laadinud sinna, siis sa näed seal väga erinevaid pilte. Sa näed seal randa, kus on prügi, sa näed seal mingit kallast, kus ei ole rannajoont ollagi ja samas sa näed ka nagu liivaranda ja me tegelikult ei saa siiamaani aru, mis on kus ja me ei saa seda ka vaatama minna. Meil on tänaseks au ainult kuulata seda ookeani lainet, aga meil on Beachfront Resort. Aga me eksplorime homme Valgas edasi, et kus meil on saab Beachfront Resort. Ja kui muud ei jää üle, siis laseme drooni õhku ja vaatame seda randa sealt, aga vähemalt tõesti meil on Beachfront Resort. Meil on Beachfront Resort.